kell on 7:30 õhtul, ma olen siin oma tavapärasel kollide pingil, kui see on üks pink 3, siin on 3 kollide pinki. Kollid on läbi käinud, siit konid on näha. Konid, jah. Aga siin on, uskuge mind, siin on konid. Ja mõtlesin mõtiskada, täna see on laterna post, mu nägu on näha, et eile ma mõtiskasin, siis oli täiesti pilkane pimendus. Praegu on ka väga pime, aga vähemalt on laterna post. Kollidel ka valgem olla. Kolle praegu ei ole, ainuga kolle olen siin mina. Ja kollide pink on suurepärane koht rääkida teemal diskrimineerimine. Jah, et mina olen üks sellistest inimesest, kes ütlevad, iga nurga peal karjuda diskrimineerimine ei ole mõistlik 2 põhjusel. Esiteks, paljudel juhtudel ei ole tegemist diskrimineerimisega, on lihtsalt kas ebameeldiv suhtlus või ongi selline rangem olukord. See ei ole diskrimineerimine. Või on see diskrimineerimine niivõrd mahe, et parem on lasta ennast sellest mitte traumeerida, lihtsalt oli ära ja kõik vahet pole. Ja. Aga mingid mustrid tekivad. Seda mõtiskus ajendas mind tegema. On kuulus influencer, mingi Sam Chui nimeline, kes lendab lennukitega ja Air Baltic on isegi lasknud lenduri kabiinis olla, lennuaja. Ja oli üks video, mis ta tegi, kui ta otsustas mitte filmida. Ta käis oma abikaasa, kes on endine stjuardess. Ja nad olid selle Emiratesi esimeses klassis, kus antakse selline oma väike pesake, oma tuba lausa. Ja ta kumgi mõtles, et nad on eraldi, eks ju, nagu eraldi reisivad, eks. Introverdid. Ja mis juhtus selle reisi ajal, siis see on muidugi esimese maailma probleem, aga väga selge, kui on fakte vaadata, siis väga selge, et tema abikaasat naist diskrimineerib. Et ei olnud see päris sama teenus, mis talle on. Muidugi need kõik väiksed asjad, alati saab rääkida, et tundub ja niimoodi tundub ja ei tundu ja blablabla, aga kui need fakte vaadata, kes tahab seda video YouTube'ist üles otsida vaadata, siis fakte näha, see oli väga selge diskrimineerimine. Ja see ongi see esimese maailma probleem, et naisi, kes reisivad üksinda ja naisi, kes reisivad äriklassis või esimeses klassis, diskrimineeritakse. Ja sellest on palju juttu igasuguses foorumites. Alguses, kui see minuga hakkas juhtuma, ma mõtlesin, et see on üksikjuhtumid ja kui ma näen halvasti. Ja ma olen selline, kes igal juhul viimase hetkeni üritab seda sõna diskrimineerimine vältida. Seda lihtsalt ei ole, eks. Minu maailmas ei ole diskrimineerimist, kõik. Et ärme see on nõrkade inimeste tunnusmärk röögatada igal pool diskrimineerimine. Aga kui see toimub, siis peab rääkima. Ma esitan ka faktid, et siis inimesed saavad otsustada, et mis oli lihtsalt halb käitumine ja mis oli diskrimineerimine. Ja siis muidugi minevikus on ka mingid näiteid tuua, aga ma võtan ühe kindla reisi. See oli viimane reis, kui ma tulin Barcelonast, viimane pikk reis, kui ma tulin Barcelonast Tallinnasse Air Balticuga ja mul oli üks ülemineku kupong kasutamata äriklassi. Ma ostsin turistiklassi pileti ja palusin äriklassi ülemineku kupongi. Air Balticu klienditeenist, mis on e-maili teel. See ei ole kõige viisakam. Aga seal just diskrimineerimine karjuda, ma arvan, mitte, eks, aga nad ongi, ma arvan, nad on kõikide vastu vaisakad. Aga, või sellised vähemalt tõred oli sellised, venelaslikud sellised. Ühesõnaga, ja siis ma sain selle ülemineku et oma töö nad tegid ära. Ja siis ma sõitsin rongiga, sõitsin sinna lennujaama, ma tegin isegi mitmega, sest seal oli see rongiliini palandati, siis ma pidin bussiga sõitma vahepeal ja siis 2 rongiga. Ja ma olin Vikis ja siis kui ma lennujaama jõudsin rongis, siis selline huvitav asi, et seal on aeg need kerjused, kes mängivad pilli ja laulavad. Ja enamik on kääksutavad niisama ja oigavad seal niisama midagi ja neid tuleb ignoreerida. Aga väga harvadel juhtudel on selline inimene, kes tegelikult peaks olema kuskil kontserdisaalis. Ja sellist inimest olemasolu ma alati näen raha. Sellepärast, et ma ostan ju kontserdipileti ka, eks. Ja juhtis ka olema üks tüüp, kes sellise laulu häälega, et Eesti laulu oleks ta kinni pannud, kuigi ma ei tea, kas see on mingi näitaja, aga ühesõnaga mingi lauluvõistlus oleks ta võitnud. Ja muidugi ma andsin raha ja võtsin talle komplimendi ka, et te laulate väga ilusasti. Ja see oli väga selline meeldiv. Ja siis, kui ma selle rongi jõudis sinna lennujaama, siis ma olin äriklassi pilet, see tähendab ka fast track, eks. Ja suurtes lendamisel on see eelis. Ma ei tea Tallinna lennumas, kas see fast track on mingi eelis või ei ole, aga Barcelona lennumas kindlasti on. Ja mul on eelnev kogemus oli Barcelona lennumas fast trackiga ülimalt meeldiv. Ma olen ka seal varem olnud, eks.
Aga enne Fast Tracki minekut oli seal üks hullunud pisikene Lõuna-Ameerika meesterahvas, kes röökis ja märatses. Ja kui ma talle ütlesin lihtsalt, et mul on äriklass, ütlesin inglise business class, mis on klassi executiva, siis ta hakkas veel rohkem mu peale karjuma. Kui ma üritas mulle, kõige hullem oli see, kui sarkastiliselt näitas selle pika tavasabad, et see on teie äriklass, mingi umbes sinna. Ja ma ütlesin meili välja, hakkasin seletama, et on ja ma ütlesin, ma lihtsalt ei lähe sinna tava. Ikka röökis mulle edasi ja lõpuks ta lasi mu läbi, karjudas mulle järgi, et teil ei ole äriklassi. Ma ettevõttelt öelda, ma kirjutasin, ma olin nii vihane, ma kirjutasin lennujaamadele, kes see on see aina, kes neid kõiki lennujaamu haldab Hispaanias, kirjutasin ametliku kaebekirja. Tegin seda veel katalani keeles, ma olin eriti vihane, sest ka mind ärritab näiteks, et see katalani keele staatus on niivõrd halvaks läinud Barcelonas. See ei ole õiglane. Aga siis ma sain muidugi ametliku vabanduse ka sellest hiljem võin ettevõttelt öelda, aga see oli, mis tähendab see tegemist. Ma ütlesin, et ma ei taha mitte mingit kompensatsiooni või mitte midagi, ma tahan lihtsalt, et kellegi teisega sellist asja enam kunagi ei juhtu. See on ainuke asi, mida ma nõuan. Ja tuli välja, kui muidugi see palganud mingi turvafirma, see aina oli parganud ja siis ja ma loodan, see turvamees nagu ka vallandati. Sest see, mida käitus, see oli, inimesed röögib ja solva mind igal võimalikul viisil. Kui näita selle tavaliselt seda kurja irvega ütled, et see on teil klassi executiva, see on teil äriklass. No ei. Ja muidugi ma oskan käituda adekvaatselt, kui minu veel hakatakse, mulle juba see kõrris, ma oskan adekvaatselt käituda. Ma ei käitu nagu hea inimene, käitun nagu väga kuri nõid siis. Ja ühesõnaga sain läbi, läksin äriklassi salongi, seal oli üpriski tõre suhtumine, see Salaviv Kanudas seal letis, aga ma nägin, et suhtusid ka, minu ees oli üks härrasmees, kellel oli mingisugune, ma ei tea, kas tal oli mingisugune klubi liikmelisus või midagi, mis nagu võimaldas temal tulla ilma sõitmata äriklassis, pluss võtta kaasa klaaslane. Tal võib-olla oli mingi kõrgem, mingi plaatinum kaart, midagi sellist igal juhul. Ja väga palju oli asjatamist temaga. Nad inetud käitusid selle asemel, et natuke oodata ja öelda, et ja loomulikult ja tere tulemust. See tõre suhtumine oli küll. Ja hiljem, kui ma tahtsin duši alla minna, millest ma kohe hakkan ka rääkima, siis nad tahtsid teist korda veel musta kaarti näha, kui ma olin juba salongis sees, täielik. Ja muidugi toidud olid seal meeldivad, selle kohta midagi inetut ei ütle, seal on alati head toidud, Kataloonis on alati. Aga seda põhjus, kui ma sinna duši alla lõpuks sain, mis oli ka selline tõre suhtumine enne, ja nad olid ära pesnud ja üritasin duširuumist väljuda, siis ma panin tähele, et duširuum oli lukku pandud. See oleks mul tõsine probleem olla, sellepärast esiteks natuke seal eemal ja teiseks, kui ma kiiresti lennule minna, siis ma olen nagu luku taga ja äriklassi salongi duširuumis ja muidugi ma hakkasin taguma vastu ust ja appi karjuma, mis on sellises olukorras ainuke mõeldav asi, sest mõne aja pärast ilmus kohale üks koristajatädi, kes selle asemel vabandada, irvitas nagu laps, kes on armsa tembuga hakkama saanud. Ja see ei ole armas temp, kui äriklassi reisi pannakse luku taha, siis ta üldse mingi reisi pannakse luku taha, sest ta ei saagi lennukile minna, sellepärast, et ta on luku taga mingisugust duširuumis. Olgu. Järgmine samm hakkasin minema siis sinna väravasse. Läksin natuke ka aegsasti, et mitte viimasel hetkel, vaid 10 minutit varem ikka enne seda peale minekut. Ja kohe panin tähele, et Tallinna lennujaamad on selles hästi organiseeritud, et seal ikkagi teatatakse, et mis järjekorras peavad inimesed lennukile minema ja siis seal nagu puudus igasugune süsteem, mingid silte polnud, mingisugused nende paeltega olid eraldatud need rajad, eks ju, aga kes mingisuguse rajale peab minema, ei olnud üldse selge, seda polnud lihtsalt tähistatud. Ja ma lihtsalt pöörusin töötaja pool, samamoodi oleks küsinud, et kui ma oleks kõige odavamast turistiga, siis ma olen ka küsinud, vabandage, kuhu ma minema pean. Samamoodi oleks küsinud, ma ütlesin talle ühe lausa, ma olen äriklassi reis, kuhu ma pean minema. Et see ei olnud öelda, ma olen nagu mingi ülbik või mingisugune eriline tüüp, kes vajab mingit erilist suhtumist. Ei, ma lihtsalt tahtsin teada, kuhu ma pean minema, sest ma lihtsalt selle oli võimatusest aru saanud. Ja selle peale vaatas see onu mulle hästi põllikult otsa, ütles, et se preocupe, passará la primera. Et ärge üldse muretsega, see passiivagressiivalt ärge muretsega. Et teie lähete esimesele lennukisse. Mis oli esiteks külba, millest ma eeldan, ma pean esimesele lennukisse. Ma tahtsin teada, kuidas ma sinna lennukisse üldse saan. Ja teiseks, mul oli õigus muidugi esimesele saas minna, sest see on äriklassi see priority boarding, see eelisjärjekorras lennukisse minema, see on piletina sees, soovi korral. Ja siis ma võtsin sinna kõige esimesse, see oli vist number 1 boarding group, oligi see pardamineku grupp ja seal võtsin siis sinna platsi ja muidugi panin tähele, et seal kõrval oli see tavaline turistiklasside mingisugused read olid ka ja siis mingi teine näitsik avas seal neid, selle paelaga kinni, see ei saa kohe minna, eks tegi see lahti ja see sai trobikonna posu turistiklassi reisijad peale, enne kui mina seal üldse hakata mõtlemagi, et ma võiksin
pool sammu teha lennuki suunas. Nii et see priority boarding oli täiesti olematu. Mida muide panid tähele ka teised äriklassi reisijad, see oli 2 peale minu veel, kes tulid mingi suval hetkel lennukis, et teadsid, et see on Barcelona lennamas. Kui sa küsid, et kas sa tohid esimesena lennukisse minna, mille sellest sa oled maksnud, eks, siis sind solvatakse. Nii et ma ei tea, kas seda solvati sellepärast, et ma olen naine või selle üldse solvati, et ma julgesin oma suu lahti teha koha pealt, et ma olen piletist rohkem maksnud kui teised. No nii, ja siis kui ma lennukisse jõudin, siis hakkas eriti tore trall peale, sest mina olin avapäevasel kohal üks F, siis oli seal üle vahekäigu oli üks Lõuna-Euroopa härrasmees, mingi Hispaania või Katalaania midagi sellist, võib-olla Itaalia, ma arvan, võib-olla Hispaania. Vahet pole, ta oli see ka Lõuna-Euroopa härrasmees oli seal, ja siis minu selja taga oli üks vene keelt rääkiv naisterahvas, blondiin. Ja mis juhtus? Kõigepealt tuli mingisugune stewardess, ma ei tea, kes ta oli, kas ta oli lätlane, pooleldi lätlane, pool venelane, ma ei tea, kes ta oli, ja ta hakkas rääkima muga vene keeles. Et see oli nagu üllatas, et ta seal ukse peal tervitas kõike seal eesti keeles, et tere, umbes siis vene keeles rääkima. Nii et see sama kott mul oli lihtsalt kõrval ja ta tahtis selle ära panna, nii et see sama kott on nüüd ametlikult, tema nimi on nüüd ametlikult Sumka, tegelikult käändas Sumku, sest ta tahtis seda ära panna. Ja muidugi, kui minuga hakkas vene keelt rääkima, see on kõige suurem solvang, mis üldse saab olla, eks eestlased. Ja ma muidugi pärast seda kogemusi, mis oli öelnud, et see karjunud oli mu peale see fast tracki kuradi turvamees, kelle ma sain paika küll pandud, aga see oli agressiivne kogemus. See, et ma olin luku taha pandud äriklassi salongis, et jah, et võib-olla ma ei saa lennuki peale, siis ma panen äriklassi salongis duši võiks luku taga ja ma pean karjuma appi, et keegi mind pääsma tuleks, eks. Ja siis, et kõige selle solvang, et ja miks peaks Air Baltic, et ma saan lätlastel on selline rangem keeleseadus kui Eestis, et miks nad tulevad lätlased, võib-olla tõid lätlased või venelad, ma ei tea, kes ta oli. Igal juhul, kui mul on Air Balticus ükskord olnud stewardess äriklassis, kes oli päriselt venelane, täiesti 100% venelane, ma ei kasu kahtluseta. Üks kõige meeldivam, ma ei tea, kenama stewardesse üldse, väga sõbralik, rääkis inglise keeles, täielikult meeldiv inimene. Aga, ma ei tea. Ühesõnaga, ja siis ma hakkasin aga muidugi selle stewardessiga selle peale, kui ta mu vene keeles rääkima, hakkasin aga julmalt eesti keeles vastu rääkima, sest kui on psühholoogiline sõda, siis on psühholoogiline sõda, eks. Ja selle peale ütles siis I don't speak Estonian. Okei, jätkame ebaviisakustega. No ja siis oli muidugi nii, et mis juhtus, et see härrasmees, temal võeti aidati seljast see jakk ära ja pandi see just kappi priide puu peale ja minu jakk oli kuskil põrandal, ja siis ta laterdas selle, kes mu selja taga oli see venelane, see naisterahvas ja vene keelt rääkima, ma ei tea, kes ta oli, sellega ta laterdas nagu turumutt maast ja ilmast vene keeles. Ja mina olin siis nagu mingisugune, ma ei tea, tuhkatriinu või ma ei tea, kes ma seal olin. Ja see oli üllatav, et seekord, toit oli siin üle keskmis, aga ta ei olnud enam nii hea, kui varasemalt Air Baltica reisil on olnud. Air Baltica on üldse kohutavalt alla käinud, see on nagu, ma ei tea, mis elu oli väga tegemist. Ja mul on kahjust öelda, sest mul on nendega olnud suurepäraseid kogemusi, väga ilusad ja meeldivad, mis elu lõpuni on meeldivad, tõesti väga meeldivad kogemusi nendega. Aga ma ei tea, neil on selline kaootiline teenindusstandard, et sa võid saada väga meeldivad inimestega sinna kokku. Mul on isegi üks piloot, kes ma siin kabiinis vaatama, pani ukse kinni, hoidis meil 100 aastat seal kabiinis ja rääkis maast ja ilmast. Hästi toredad inimesed on seal olnud. Aga peast seekord oli väga paha. Nii, ja siis ja siis oli veel kõige toredamaid oli umbes ja siis oli selle lennuajal, kui ma WC-s käisin, tahtsin käia, siis oli et see ma ei tea, kas on see lubatud, aga piloot tuli seal vahepeal, oli seal nagu seal pilootikabinist oli väljas, siis nagu mingi pool tundi jutti seal laterdasid hästi kõva häälega seal nagu segavad osa inimesed, nii kõva häälega, et segavad. Ja äriklassid tegelikult, kui seal ees räägivad nii kõva häälega, kes arvestavad, et inimesed ei tohiks mulle juba segamaks. Ja nad lihtsalt karjusid seal midagi ja pool tundi jutti ja mulle vaja WC-sse minna, siis ma pean mööda minema, see oli ka hästi lang. Vaat, selline tore jutumärkis kogemus. Aga mis ma sellest räägin, jällegi ma ütlen, mõned asjad sellest võiksid olla juhused, aga mul on eelnevalt ka olnud kogemusi, kus ma olen saanud võrrelda ennast nagu nendega meestega, kes üksinda reisivad ja nende paaride ja gruppidega, kes reisivad ja siis on tegemist selgelt, et see on näha tegemist tõepoolest on diskrimineerimisega. Näiteks üks oli mul väravas oli Amsterdamis nii, et ma olin ka äriklassis ja enne mind läks mees ja naine oli paar väravast absoluutselt
mitte midagi neile ei öeldud, ei kobisenud, nii palju kui mina nende taha astusin ka sinna äriklassi sappa, siis teatas mulle see värava tont, et ma ei ole äriklassi reisija ja ilma mu piletit vaatamata, siis mu näkku vaadates mulle teataski. Ja no mõtlesin, et kuulge, et ma olen äriklassi reisija. Ja siis ma tegin vea, ma oleks pidanud lihtsalt seda jätma nagu. Sest tontidega ei asjatata, ei vaielda. Aga ma ütlesin talle sarkasti, et kas ma siis ei näe nagu don't I look like a business class passenger to you? Et kas ma ei näe siis välja nagu äriklassi reisija ja siis ma I don't know. Hakkas muidu sähvama. Siis ma oleks pidanud ütlema, et küsima talt vastu. Kui ma juba asjatama hakkan, ma oleksin pidanud veel edasi minema, ma oleksin pidanud siis veel küsima. Esiteks ma poleks pidanud nendega üldse rääkima. Kui ma juba rääkisin, ma oleks pidanud ütlema, et aga vabandust, et miks sa need, kes enne mind läksid ilma küsitlemata läbi las? Et jah. Vaat. Et sellised toredad kogemused. Aga miks ma sellest räägin praegu on see, et mu elus on väga suurt rolli mänginud tõesti Carlos Gardel, eks Argentiina tangokuningas, kelle kohta ma tegin dokumentaalfilmi juhuslikult 100 miljonit aastat tagasi Soome telekast, ja mis inspireeris mul vanas eas veel hispaania keele ära õppima, nii et tänu sellele ma olen saanud elada Hispaanias, ma olen saanud reisida kohtades, kui muidu kus ilma hispaania keelt väga hästi hakkama ei saa, kui üldse saab. Ma ütlen alati, et Argentiina on super riik, aga ärge sinna minge, kui hispaania keelt ei oska. Ja kui ma see LHV ettevõtluskonto on mul, ma teen nüüd hispaania keele tunde selle kaudu ja hispaania keele õpetamine on nagu südamelähedaseks saanud ja töö sellega, kogu mu elu muutus tänu sellele ja ma mõtlesin, ma lähen Carlos Gardelil, ma Argentiinas olen käinud, tuleb austust avaldamas, käisin ta haual, eks viisin talle roosi ja tema majas käisin, kui ta ostis oma emale, endine bordell muide. Praegu läheb seal ortodoksi juudid samas rajoonis, hästi naljakas. Mõtlesin, et ma lähen austust avaldama ka tema sünni kohta, mis on siis Toulouse, keskaja suur Tolosa krahv oli teatud esimeses ristisõja ainukene ristisõja juht, kes ei teinud külma Ida-Rooma keisrile. Täitis oma lepingu. Aumees. Ja muidugi see on see Airbusi see kuulus tehas, et seda võiks ka võib-olla külastama minna. Ühesõnaga mõte on minna Toulouse'i Carlos Gardelile austust avaldama, tema sünnimaja on olemas, sinna on tahvel pandud, eks. Ja muidugi sinna minnes on selline mõte, et minna ikkagi stiilselt ja minna äriklassis, sest sinna ma ei taha minna nagu Piret, kuna minna nagu proua Kivi, eks. Ja siis tegelikult ka, aga oota mingi hirm hinges. Ja mis see hirm on see, et ma ei taha, et ma satun jälle mingisuguse äriklassi mingi diskrimineerimise ohvriks. Näiteks üks asi, mis tegelikult ei ole diskrimineerimine, aga natukene sinna allisooni juba läheb, on see äriklassi salongid. Et ütleme nii, kui nad ei reklaami ennast sellena, kes nad ei ole. Nagu ülikoolid mõnikord panevad reklaampilte, et igasugused mitmes värvitoonis isikuid käsi käest teevad kodutöid, eks ja koos. Ja sammuvad rõõmsalt pargiteedel. Siis kui nad seda reklaami ei tee, et seal on igasugused inimesi, või tegelikult seal ei ole niimoodi, siis nad ei ole milleski süüdi. Nemad ei ole seda süsteemi teinud, eks ju. Aga kui nad hakkavad, mina äriklassi salongis ma tihti olen istunud ja ma panen tähele, ma olen ainuke naine või ainuke üksinda reisiv naine. Ükskord ma istusin seal LHV salongis ja tegin teist naist veel, sõbranna, eks ju. Siis vaatasin, et ta oli mingisugust suur inimeste sekretär, istus nende juures ja tegi märkmed, kui nad seal rääkisid millestki olulisest. Ja selles mõttes on hea, et need toredad ärimehed, et ei lükkama sekretäri turistiklassi, eks võtavad kaasa enda kindlasti. Aga see ikkagi näitas, et see üksinda reisiv naine on seal. Üksinda reisivad mehi on palju, aga naisi ei ole. See on selline hallitsooni värk. Et see natukene, see on ka põhjus, ma tihti ei ole tahtnud sinna, sest LHV salongid läbi osta neid pääsnud ka, eks. Ja ma pole läinud selle pärast, et ma ei taha tunneda oma jääkaru või valge vares. Ja kuigi see on ka omamoodi lõbus, et sa oled seal nagu teistsugune ja vaatad, et see ei ole diskrimineerimine.